oleks asi väga ametlik. Ja algatuseks kuskun siis meie erinevate organisatsioonide esindajad siia ette, et saaks korraldada seda küünarnuki nüksamist ametlikult. Alustame siis sellest, et Rahandusministeeriumi esindajana ettevõtluse arvestuspoliitika nõunik Mirjam Suurekivi, audiitorkogu poole pealt on meil siin Mart Märtin ja pardon, ma tükk aega näinud. Ja siseaudiitorite poole peal on meil Piret Antin. Ja mina siis esindan Eesti Raamatute Kogu. Ja alustame siis nõndamoodi, et siin Toomas juba mainis, et suhteliselt vähe oli neid töid, mis üldse esitati, aga mina ütlen, et see on järjest parem, sellepärast, et kui on 50 tööd vaja läbi lugeda, siis see võtab oluliselt rohkem aega, kui on vaja läbi lugeda 12 tööd, nagu sel aastal oli. Aga see-eest on need tööd järjest paremad ja žüriil on järjest pikemad diskussioonid selle üle, et kes siis selle ühe punktikese juurde saab, teise punktikese võib-olla peab kuskilt maha võtma. Ja seekord oli päris tihe rebimine, nagu ennist siin tõdesime. Alustame siis nii-öelda eriauhindade poole pealt ja eriauhind uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus. Selle saab meil Anneli Saaroja, kelle kaasautor on ka Anneli Paljur. Ja see on magistritöö eest jätkusuutlikkuse kajastamine Eesti ettevõtete veebilehtedel ja selle seos majandusliku edukusega. Juhendaja Kertu Lääts. Nii. Suurepärane. Lükka. Palju õnne. See on küll õnne. Palju õnne. Aitäh. Palju õnne. Palju õnne. Enne sind ei ole mitte keegi nii ägedate müksudega veel auhinda saanud, nii et sa oled esimene. Igal juhul see jääb meelde. Ja äkki paari sõnaga räägite ka, et miks just selline äge valik ja mis mõttes veebilehtedel? No selles mõttes tõepoolest, et kuna magistriõpingud tuleb ju lõpetada mingil kujul ehk et teha magistritöö ja kuna Anneli on rohkem olnud tegev erasektoris ja mina pigem avalikus sektoris, siis me püüdsime leida sellist teemat, mis pakuks huvi meile mõlemale. Ja sealt see nii-öelda alguse sai ja väga tore oli ka meie juhendaja Kertu Lääts, kes julgustas veel seda teemat süvitsi vaatama, et meie arust sai väga lahe töö, väga huvitavaid teadmisi sai sealt kätte ja natukene ka selliseid üllatuslikke momente, mida esimese hooga seoses jätkusuutlikkuse ja majandusega võib-olla ei ootagi. Nii et suur aitäh, et te lugesite läbi selle ja hindasite, väga kena, aga soovitame ka teistele, et tahate teada täpsemalt, mis on, võtke hetkel lugege. Ei ole palju. Kokku tuli umbes 150 lehte, aga sisu päriselt on kuskil 50 kanti, nii et ilusad pildiraamatud on ka juures. Suurepärane. Kusjuures žürii oli teie suhtes täiesti üksmeelne. Väga kena. Aitäh teile. Need on üleval arvestusala uuringute kodulehel. Need kõik tööd avalikustatakse homme siis, need võitjatööd. Ja väike artikkel paluti ka teha, et siis sellise üheleheküljelise kokkuvõtte tegime ka sellest. See läheb audiitorkogul siis lähiaega enne. Suurepärane. Aitäh teile. Ja järgmine eriauhind parima audiitortegevusalane uurimustöö läheb Anette Sutile, kes kirjutas finantsaudiitori kohustused tulenevalt isikuandmete kaitse üldmäärusest. Juhendaja oli Ester Vahtre. Palju õnne. Aitäh. Palju õnne. Aitäh. Palju õnne. Aitäh. Ja võib-olla paar sõna ka selle kohta, et mis see GDPR siis siin konkreetses rollis tähendas? Noh, eks ta tähendas palju segadust, ma arvan, siis kui ta tuli jõustus, et segaseks just siis jäi, et kuna me ju audiitoritena puutume kokku nii palju isikuandmetega erinevates protseduurides, et siis mis need isikuandmed on, mille puhul me peaksime siis hakkama lähenema, noh, kas siis
teisiti või valvsamalt. Et kuna too aasta, kui see rakendus, siis ma töötasin tol hetkel ühes suures audiitorbüroos ja ma ei saanud mitte midagi aru. Miks ma mida teen, kas ma teen ikka piisavalt ja kas ma peaksin üldse midagi tegema ja siis sellest ka teemavalik. Ja töö lõpus jäi ikkagi väga palju veel segaseks, kuna see on päris keeruline määrus. Aga noh, väga palju sai ka vastatud. Aga kas nüüd on asi selgem? Jaa, nüüd on asi selgem ja ma olen tähele pannud ka, et nüüd 2020 aastal on ka ettevõtted hakanud ise rohkem tegema, et iga aastaga need GDPR-i koolitused lähevad aina detailsemaks ja rohkem inimkeelde. Suurepärane, aitäh! Üks väga konkreetne mõju on ju ka näha jälle praegu, et Märt Martin vahetas oma nimegi ära, et ta nüüd on varjunime all Mart Märtin, et isikuandmed ei lekiks liialt. Täpselt nii. Anonimiseeritud. Peaasi, et sugu ei vaheta. Aga võtame järgmise eriauhinna parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö ja siin oli meil päris palju vaidlusi. Aga siis vaidluste lõpuks selgus, et Leila Joosepsoni lõputöö on see. Eestis kasutatavate raamatupidamise tarkvarade vastavus digipöördest tulenevatele nõuetele ja ootustele, juhendaja Aave Nuka. Palju õnne! Palju õnne! Nii ja võib-olla paari sõnaga räägid natukene, et mis digipöördes siin nüüd jutud on? Jaa, digipööre on vist see kõige nii-öelda mitteakadeemilisem sõna selles töös üldse ja sellest oli ka mitu peatükki, et mina enda jaoks selle siis sõnastasin nii, et see on selle IT-maailma ja automatiseerimise hüppeline kasv, mis siis väljendus raamatupidamisseaduse 2017 redaktsioonis, kus esimest korda tuli siis sõna masintöödeldavus nagu esile ja sellest on siis ka päris palju seal töös. Mis on masin töödeldav ja mis on masin loetav ja mis on see masin üldse meie jaoks, mis ta meie jaoks teha saab. Kuidas see regulatsioon sulle tundub riigi poolt vaadates? No nagu ikka uut asjadega, nagu GDPR-iga, et seal on päris palju asju, mida saab veel lihvida, sõnastust ja kui olite intervjuud nende raamatamisprogrammide esindajatega, siis ka tuli välja, et nende jaoks ka nagu on see masin töödeldavuse loetavus juba nii erinevad sõnad, et siis selle mõistetasandilt juba neil ka kui nad kuulsid, et mis seadus täpselt kirjas on, siis nad natuke naersid, et jah, et ma saan aru, et te tahate, mida nad tahavad öelda, aga alati saab täpsemalt. Ja PDF-arve ei ole masin töödeldav? Seda kindlasti, jah. Suurepärane. Aitäh! Aitäh! Aga nüüd jõuame peamiste auhindade juurde, ehk siis parim arvestusalane uurimustöö kategoorias lõpu- ja bakalaureuse tööd. Siin me tükk aega ka mõtlesime, et mis see võiks olla ja siis punktid andsid selle tulemuse lõpuks Liisbet Rannastele, kes siis kirjutas bakalaureuse töö SPA ettevõtete finantsiliste tulemuslikkuse hindamine Eestis. Juhendajaks oli Priit Sander. Kahjuks ei ole tal olnud võimalik täna meie juurde siia tulla, nii et saadame talle siis kulleriga auhinna. Aga see töö pakkus selles mõttes hästi palju vaidlusainet, et spaad, need olid kõik ju suletud, et kuidas sa seda uurimustööd teed. Aga näed, tehtud sai. Kas parim spa ilmnes lõpus jälle seal ära ka? Kas ilmnes parim spa? Kes mäletab? Parim spa ei olnud, aga ta tõdes seda, et on koroona ja et kõik see, mis ta uuris, võib hetkega muutuda ja et me tegelikult oleme sellises situatsioonis, et on väga palju määramatust. Ehk siis olulisem on see, et milline spa on järgmine aasta peale alles. Ja kogu konkursi kõige tähtsam auhind, parim arvestusalane uurimustöö kategoorias magistri- ja doktoritööd. Ja see läheb meie ainsale doktoritööle Vaiva Kiaupaite Krušnjene doktoritöö Conceptual Model for Cash Flow Statement. History, Analysis and Further Development. Juhendajad on doktor Jaan Alver ja doktor Leht Alver. Congratulations. Nii ja juhendaja paar saab ühe sellise kahe peale rendi. Jaan saab lille. Väike
õnne. Palju õnne. Palju õnne. Palju õnne. Should we go into English? ei ole vaja. Okay. Saame proovida eesti keeles. Proovime eesti keelt, väga hea. Aga tegemist on sellise väga põhjapaneva uurimusega, et cash flow statement, see peaks ju olema kõigil selge, et mis siin siis nii erilist? Aga selgused ei ole. Et see töö oli, töös püüdsin, et vaata historiliselt, kuidas see cash flow statement arenes ja siis leidsime, et on põhimõtteliselt 3 põhjad probleemid ja siis doktoritöö käigus vaatasime, kuidas need probleemid võime natuke parandada. et käsitlesime, et see võtab omaniku teooria ja finantsteooria ja see kontseptuaalne mudel, mis lõime, aitab natuke need probleemid vähendada ja küll on ees väga suur töö, et põhjustada see küll on vaja praegu rohkem siseandmeid, et vaatame, kas mingid firmad läheb meid sisse ja saame proovida, kuidas see mudel töötab ja see on küll väga suur au, väga suur üllatus, aga see on ka väga suur motivatsioon edasi tööd teha, kui niisugune auhind tuleb, et suur tänu Jaanile ja Lehtele, kes püüdsid minuga nii kaua see tööd teha ja aitäh. Suurepärane. Aga küsiks juhendajate käest ka, et kuidas siis seekord oli, et aastakümneid olete ju seda temaatikat õpetanud ja nüüd leiti uus vaatenurk. Nojah, kõigepealt ma tahaksin Vaivat kiita, sellepärast et nagu te näete, päris ladusalt tuleb eesti keelega toime, nii et me kogu tööaja suhtlesime ka eesti keeles, kuigi töö ise on ingliskeelne, eesti keele on ta omandanud siin Eestis, nii et igapidi tubli. Ja mis puutub teemasse, siis see hakkas meile sellepärast huvi pakkuma, et tegelikult on kuidagi juhtunud niimoodi, et kuigi 1975. aastal läks pankrotti Grant Company ja mis oli väga suur šokk Ameerikas ja maailmas ka ja mille tulemusena siis cash flow aruanne või nagu me nimetame rahakäibe aruanne, sellepärast et raha ei lasta voogama, vaid lastakse käibel, eks ole, hakkab käibima ja siis ka rahakäibe aruanne ilmus ja sellest on 30 aastat juba möödas, paar aastat pealegi, aga kuidagi on niimoodi juhtunud, et see on jäänud ikka kõrvaliseks, bilansi ja kasumi aruande kõrval on jäänud kõrvaliseks ja kui vaadata ka analüüsi raamatuid, siis põhiline on ikka tekkepõhine analüüs ja bilansi ja kasumi aruande põhjal. Ja sellepärast siis sai see teema ette võetud, muidugi analüüsi kohta on seal nüüd väga vähe kirjutatud, aga sai üksipulgi läbi uuritud see aruanne, vaadatud ka tema sellist ajaloolist arengut ja ära määratletud sellised kitsaskohad ja probleemid ja siis välja pakutud ka siis mingid lahendused. Nii et Vaiva oli jah väga tubli. Suurepärane. Aga veel kord suur aitäh. Ja on teil küsimusi? Mul on Jaanile küsimus, et kas cash on veel asjakohane või ei ole? No cash on ikka ja tahaks, et näiteks ikka räägitaks rahast, aga mitte vahenditest, seal riigieelarve vahenditest või juhtusin eelmisel aastal kuulma ühte raadiosaadet kohalikest omavalitsustest oli seal juttu ja on meelde jäänud, et ühe omavalitsuse juht ütles niimoodi, et meil ei ole vahendeid, et soetada abivahendeid. Nii et jah, cash on... Kui vahendeid ei ole, siis ju... no jah, ma mõtlesin, et siis on abivahendeid vaja, aga nüüd ei saa nagu ühega teist. Ja ei läks keeruliseks küll. Aga kui ka Rahandusministeeriumis lähevad asjad keeruliseks, siis meil on väga lihtne, meil on kaetud ka väikene pidulik vastuvõtulaud seal ees foajees, nii et palun teid kõiki sinna väiksele banketile. Ja veel kord tänud ka žüriile, kes siis luges seekord neid töid
eriti põhjalikult. aitäh kõigile!